Tere, mina olen Kirsika. Tere, mina olen Kerle. Koeru kogukonna taskuhääling tutvustab ägedaid tegijaid meie kogukonnas. Lõbusad jutud meie oma inimestega. Ja meie tänaseks esimeseks külaliseks oleme me siia kutsunud siis ühe väga ägeda noore mehe, Lauri Bobrovski. Tere tulemast, Lauri! Tere, Kerle ja tere, Kirsika! Tegelikult on nii lahe, et sa meiega meie esimeses taskuhäälingus kampa lõid. Ja me tegelikult mõtlesime, tegelikult ei pidanudki pikalt mõtlema, sest see pealkiri tuli kohe. Lauri ja kanad. Lauri ja kanad. See on plagiaat, ma arvan, et Tanel oleks päris kuri mu peale, nii et ärge väga kõvasti seda pealkirja nagu levitage. Okei, me teeme teistpidi, me teeme kanad ja Lauri. Täpselt nii. Sobib paremini. Loodame, et saarlased ei kuule praegult meid. Kuigi see oht on ikkagi olemas. Aga Lauri, räägi, kuidas sinu perekond on siia Koeru sattunud? Et oled sa ju põline koerukas, me tegelikult ju mõlemad Kerlega tunneme sind päris hästi, vist. Ma ei usu, et te mind väga hästi tunnet. Mina vähemalt tean sind väga varasest lapsepõlvest, nii et eks... Okei, sul on eelised siis. Mina arvan, et aastast 2020 aastat. Jõhker ikka. See on ikka jõhker aeg. Ja selles mõttes oli tore kuulata, et noor mees, et jätkuvalt veel öeldaks. Palju sa meist vanem oled, ega see eriti vanem. Ei ole üldse kohe mitte. Ma räägin oma mälestuse kohe, mis mul tuleb nagu Lauriga seoses. Ma Kerlele päätasin seda ka. Et kuna ma ise töötan koolis huvijuhina, siis sina olid õpilasomavalitsuses selline väga äge juhtfiguur ja lausa õpilasomavalitsus president ja mulle kohe meenub sinuga sinu selline aktiivsus, teeme ära ja ma mäletan, kuidas sa tulid ükskord minu juurde, ütles, et teate, huvijuht Kirsika, et praegult on võimalus teha üks projekt, et kirjutada õpilasomavalitsusele projekt, et me saaksime endale täiesti tuua arvuti, millega me saaksime siis oma protokolli teha ja asju ajada ja siis sa kirjutasidki selle projekti, see projekt oli sul põhimõtteliselt valmis, kui sa mulle rääkima tulid ja me saimegi õpilasomavalitsusele väga vinge arvuti, mis tol ajal oli nagu väga-väga kõva sõna. Sa mäletasid ise seda? Ei mäletanud. Väga selline ülikond selles viisakas õpilasomavalitsus president nagu väga suureks. Ei, ülikonaga ei käi. Ei, oled käinud küll, mis sa seletad, kui oli vaja, oli ülikond seljas. Ja siin valiti, kui Järvamaa aasta nooreks ja sa oled olnud ka aasta õpilane Koeru koolis. Jaa, uhked tiitlid. Absoluutselt. On, aga selles mõttes, et kuidas, tuleme selle alguse juurde ikkagi tagasi, et kuidas teie pere üldse siia Koeru kanti sattus? Et tead sa midagi sellest? Ühtist tean, jah. Et ema on mul pärit Viljandimaalt Võhmast ja tuli siia Velskriks 80ndate keskpaigas. Ja isa on pärit tegelikult Taga-Karpaatist, Ukrainast ja tema tuli Eestis täpselt aastat ei tea tegelikult, aga tema oli juba ennem kui siis nagu mina sündisin, siis enne minu aega oli ta juba mõned head aastad Eestis olnud, et ma arvan ka, et 80 alguses äkki tuli Eestisse. A tuli kohe siis siia? Ei, minu arust ta kõigepealt äkki oli ta laeva sofoosis ja siis ta tuli siia. Äkki oli niimoodi, jah. Ja siis tuli laeva sofoosi. Jah. Et ütleme nii, et kasutades siis Jürgen Ligi sõnu, siis ma tegelikult olen nii ema kui isa poolt sisserännanud järeldulija ehk siis põlise koeruka mõistes, et mu vanemad nagu põlised koerukad ei ole, aga mina ei olen. Puhas koerukas. Väga hea avalöök. Ja mis siis sai, kui sina sündisid? Kus oma kooliteed alustasid? Ma alustasin Väiner Valgkoolist, sest elasime Väinjärves. Esimesed eluaastat elasime tegelikult Ervital, aga siis seal inimesed kolisid kõik minema, sest Eesti aeg oli alanud. Ja siis, 2 esimest aastat käisin Väinjärves ja siis tulin Koeru kooli. Kas sa käisid päris seal mõisas? Jaa, mõisas, jah. Äge, siis 12 aastat kündsid vagusid Koeru keskkoolis. 10 siiski, kui matemaatikast kasutada. Selge, see pole mu kõige tugevam küll, ma pean tunnistama. Aga ma sain ikkagi gümnaasiumis eksami tehtud. Aga on sul mingisuguseid ägedaid mälestusi või mis sul meelde tuleb seoses Koeru koolis õppimisega?
mingid säravad hetked äkki, mis kohe meenuvad? Teil oli hästi suur klass, mingi üle 30 õpilase gümnaasiumis, Vaino linnas oli klassijuhataja. See oli gümnaasiumis jah. Aga esimene mälestus mul koerust üks eredamaid oli see, kui ma tulin 3. klassi ja ma nägin, kui suur on tahvel klassis, siis ma mõtlesin, et täitsa lõpp, et siis ma mäletan, et Väinur algkoolis meil oli eesti keel, oli põhiline, mida me eesti keeles tegime, oli see, et õpetaja kirjutas tahvlile, me kirjutasime maha. Ja ma olin nagu täitsa šokis, kui ma nägin, kui suur tahvel on. Et kui palju peab kirjutama hakkama. Aga tundub, et õpetamisstiilid olid hoopis erinevad, et aga esimest koolitajast on päris palju lahedaid mälestusi ja ütleme, et keskkooli osa vaadata, siis meil oli selles lahe klass, et suht siuke sportlik klass ja tegelikult oli ka siuke tantsiv klass, et enamus mu klassivendasid just nimelt olime koos tantsurühmas ja et oli tegelikult täitsa tore aeg. Üks esimesi Järvamaa C-segarühmasi, kui ma ei eksi, ja teie käisite Ülle eestvedamisel veel mitmetel festivalidel kindlasti ja minu arust olite teiega ühed Koeru valla noortevolikogu eestvedajad. Ja. Tänu teie suurele tööle on täna ju suur noortekeskus meil sellisel kusjuures, jah, ma ütleks küll, et see vist oli see koht küll, kus see noortekeskus tänu sellele algatusele ja sai nagu vist sellise kuju, nagu ta täna sisuliselt on. Et aga siinkohal tegelikult peab ütlema Ülle Jäägrile ja tegelikult Anneli Eesmale nagu tänusõnast, tegelikult nemad nagu aitasid seda noortevolikogu asja tugevalt käima tõmmata. Hästi ägeda päev. Nii, aga kui gümnaasium läbi sai, sa käisid ju vahepeal välismaal lausa õppimas. Kas need jutud vastavad tõele? Naised saunas rääkisid? Jah. Ma läksin kõigepealt Maaülikooli õppima, läksingi tegelikult õppima piimatehnoloogiat, liha- ja piimatehnoloogia eriala. Kas see oli selline kindel soov ja teadmine sulle, et võt, mina nüüd tahan sellega tegeleda? Kus see tuleb? Kus sa teadsid, et see on see, mida sa tahad? No, kes mind teab, siis sa tõenäoliselt tead, kus see tuld on. Et nii palju, kui ma mäletan oma isa, siis terve selle eluaja, enda eluaja, siis ta on olnud ju E-piimas piimaautojuht ja eks väga palju sellest lapsepõlve vabadest hetkedest tegelikult me vennaga ju loksusime piimaautoga kaasa. Et see teadmine oli, ma arvan, 6. klassis mul selge. Ja ma mäletan, kuna mul keeltega nagu väga hea nagu kontakti ei olnud võõrkeeltega, siis ma mäletan, et Tiit Kalda direktorina kutsus mind ühest ajalootunnist välja, see oli vist 11. või 12. klassis ja ütles, et kuule Lauri, et ma vaatan, et sa inglise keele eksumit ei tee, et mõtle ikka järgi, et ei Tiit, et mul ei ole mõtet praegu hakata takkajärgi õppima, et kui ma lähen Maaülikooli, siis mul ei ole seda inglise keelt esialgu sisse astumiseks nagu vaja. Ta üritas küll veenda, aga ma olin selles oma valikus nii kindel, et ja nii läkski. Kas sa olid jäär? Olid sa nagu jäära kindel? Ja ma olengi jäär. Ma tean! Sul oli alles sünnipäev ka, palju õnne veel siinkohal ka. Aga kas need Tiit Kalda kuldsed sõnad, et äkki mõtled järgi ja äkki seda keelt ikka läheb vaja, et mis sa praegu ütleksid, et on sul seda vaja läinud, seda inglise keelt? Ma arvan, et antud kontekstis, antud juhul ei olnud mõtet mul seda inglise keelt hakata õppima takkajärgi. Aga inglise keelt läheb väga vaja, mitte ainult inglise keelt. Mida rohkem keeli räägid, seda parem, eks. Ja eks selle tõttu ma tegelikult pärast bakalaureuse õpet ka Taani õppima läksin. Et ühest küljest tugev põllumajandusmaa, teisest küljest ikkagi keel, mida ilmselgelt oli juba toona nagu väga vaja. Nii et oma siukse suhtluskeele oskuse sain ma nagu Taanis õppides, jah. Kuidas sul taani keelega suhted on? No pigem ei ole. Pigem ei ole suhted. Et eks mõne fraasi venitab välja, aga keeleõpe oli inglise keeles ja meil oli suhteliselt rahvusvaheline nagu klass, et siis tegelikult seda motivatsiooni ja tegelikult ka perspektiivi seda taanikult õppida nagu ei olnud. Okei, õppisid ära. Kes sinust sai seal Taanis siis selle ülikooli lõpetades? Kusjuures ma tegelikult, mul oli niimoodi, et ma pendeldasin selle Taani vahet, et ma kõigepealt käisin aastaks vahetullase õpilaseks, siis ma tulin siia tagasi, lõpetasin kooli ära ja siis ma läksin uuesti tagasi Taani, et tegelikult mul on justkui 2 magistrikraadi, ütleme siis nii Eestis piimatehnoloogia erialal kui ka tegelikult Taanis on toidutehnoloogia erialal, et kumb siis ägedam õppekava oli?
noh, ütleme, need on ikka natuke nagu öö ja päev, et aga ma ütleks, et eks mõlemal, noh, ma isegi ei räägiks õppekavast, ma arvan, et mõlemal süsteemil ja mõlemal juhul oli seal nagu väga palju lahedaid asju, aga eks ka siuksed võib-olla nagu, noh, siuksed negatiivsed asju, aga muidugi Taani õpe ja Taani kogemus, see oli ikkagi unustamatu ja noh, see tase oli ikkagi kosmos meie mõistes. Aga täna elad sa ju Koerus, sul on pruut Teele, sul on 2 väga-väga lahedat last, Tambet ja Linda. Mis te siis täna toimetate siin? Sa ju tegeled väga tugevalt ettevõtlusega. Me guugeldasime, Lauri. Mis sa teed? See oli päris põnev, päris põnev. Kui sa räägid ära, siis ma kohe avaldan sulle esimesi guugeldamise tulemusi. Et kus te siin toimetate, mis te toimetate ja... Ma kusjuures guugeldasin ka oma nimed ära. Mõtlesin, et kui mõni võõras inimene peaks guugeldama, mida ta näeb. Jäid rahule või? Midagi hullu vist ei olnud. Aga tõsi ta on jah, et tegelikult isegi siis, kui ma Taanis käisin, siis ma tegelikult sisemas igatsesin kogu aeg koeru järgi. Et ma ei tea, ma arvan, et mul on ema piima kantud see koeru kiindumus nii tugevalt sisse, et mind ei ahvatlenud ükski perspektiiv välismaal töötamiseks, välismaal jäämiseks. Ja tegelikult, kui ma ka Eestisse tagasi tulin, siis ma alustasin küll nagu Jõhvist, maakpiimatööstusest, aga tegelikult sisemas ma olin kogu aeg nagu mõttega siia poole ja lõpuks see tegelikult õnnestus. Aga kas sul, et sinu pruut Teele, eks ole, et kuidas tema jaoks see koeru tollel hetkel, kui sina juba unistasid sellest, et kas see oli tema jaoks nagu kohe, et äge, lähme muidugi, et noh, et mis elame koerus, vahet ei ole. Või pidid sa nagu ikkagi natukene teda siis mehelitama millegiga või moosima või? No, kui te kunagi äkki temaga podcasti teete, siis küsige. Me kindlasti teeme. Teelega me langeme süvitsi selles teemas. Aga me ootaks ikkagi, et mis see siis nagu sina siis arvad, kas Teelele meeldib koerus, mis sa arvad? No tegelikult ma toon tagasi küsimuse alguse juurde, et tegelikult mul oli kaval taktika, et Teil on pärit Pärnust, eks. Ja kui ma Taanist tagasi olin, me olime ju põhimõtteliselt aasta või poolteist nii-öelda kaugsuhtes Taanis olles, et Teil oli kodus ja mina Taanis. Ja siis kui ma tagasi tulin Taanist, siis me kolisime Jõhvi. Ehk siis tema oli kiindunud, ta on siiamaani kiindunud Pärnusse, aga ta oli nõus muga Jõhvi tulema. Ja siis tegelikult see, et me lõpuks ju koer tulime, on ju tegelikult poolel teil Pärnusse. See on nagu tantsuplatsil keskpõranal saavad kokku. Te ju tantsite ka Karapis, mis on nagu hästi äge. Et tegelikult Teele on juba hästi sisse sulandunud, et annab ju meil rahvatantsurühma juhendab ja koolilehe toimetusele hoiab pöialt ja toetab hästi, et tegelikult on nagu täiesti kohalik. No sul on väga hästi see välja tulnud, Lauri. Peab ikka kiitma sind. Jah, selles mõttes on päris hästi läinud, et ei kurda valiku üle. Me rõõmustame sinuga koos, aga nüüd siis esimesed guugeldamise tulemused. Et nagu see teine teema oli see kanade teema, ära murets, see on päris selline tore pealkiri maa ja elus. Ändu mahekanadel on ruumi siblide ja munede. Vastab tõele? Ma täpsustaksin, sest või probleem tulla, et sa ütlesid maa ja elu. No allikas maaelu.postimees, aga ma tean küll, mille see vihjad. Maaelu, mitte maa ja elu. Vabandust, maaelu, vabandust, nii. Nii, mis see küsimus oli? Ei, no küsimust ei olnudki, et selline pealkiri, et sinu kommentaar Äntu mahekanadel on ruumi siblide ja munede. Et just siin munade pühad jäid ukse taha ja me natuke siin uurisime Statistikaameti andmetel on siis toodeti Eestis eelmisel aastal 159,3 miljonit muna, mida siis oli 3% rohkem kui 1 aasta varem ja kokku tarbiti Eestis mune 313,6 miljonit ehk siis 235 muna iga elaniku kohta. See on päris muljetavaldav arv. Aga et me tahtsimegi teada tegelikult, et kui suur on see arv sinu munadest seal statistikas? Jah, mitu miljonit. Kui me ei eksi, siis Eestis toodetust peaks olema see 2% ja su kiire matemaatika ütleb palju siis... No jälle, ma ju ütlesin, ma sain sealt eksamit läbi. Eestis ainult 2%. Mujalt tulevad kõik need miljonid munad või?
no vaata USA statistikat, kui palju Eestis toodeti, kui palju tarbiti. Ja siis päris palju puudub, kui pooled munad jäävad puudu, et pooled munad tuuakse sisse. Täpselt nii. Ja tegelikult on umbes 3 miljonit oli, kui me eksi eelmine aasta 3 miljonit muna. Ja tegelikult need arvud on päris nagu kurvad, et ongi nii, et pool Eestis tarbitud munadest tuuakse sisse. Et siinkohal kohe ütlen, et kui te lähete ka Konsumis sinna munaleti juurde, siis palun vaadake, et see oleks vähemalt Eesti muna, et aru saadav, et kõik tahavad väga odavat muna, aga olgu see odav munagi, siis vähemalt Eesti muna, mida te ostate, et see on väga oluline. Aga selles mõttes, et see toob meid järgmise kiire teema juurde, et kuidas siis kohalik koerinimene saaks Äntu mõisa mune osta? Just, vaatasin postkasti juba saadetud mitmeid kirju kuulajatelt, see oligi esimene küsimus, et kuidas siis koeruinimene saab osta neid muhedaid ökomunasid? Kikeriki ökomunad. Jaa, kusjuures koeru inimestel oli võimalus seda Konsumist mingi osta, aga kuna mahemunad on oma nagu munade kategooriamast kõik kallimad munad, siis tõenäoliselt ei leidnud piisavalt palju koeru inimesi, kes raatsiks munadele rohkem kulutada kui euro. Aga kes on soovinud, neile ma olen ikka mõnikord toonud nii-öelda restiga lahtiselt. Et võib julgelt nagu siis sinuga ühendust võtta? Võib küll, jah. Millistest kogustest me räägime? Alates 100 munast sinu poole pöörduda või? Piisab ka, kui 10 tahad. Sellega on selline tore asi või mitte tore asi, et selles käeksest kätte müügiga, et see lihtsalt on tihtipeale väga palju aega nõudev. Et kui üks tahab 10 muna, teine tahab 10 muna, siis kas pea veel võib-olla laiali ka, et siis lihtsalt seal ei ole tegelikult nagu ärilises mõttes mõtet, et pigem on see, et kui ma olen mõnikord toonud, siis ma tean, kes alati ütleb, et kui sa Äntus käid, et siis võid mulle jälle resti tuua, et siis ma neile pakun ja kui need inimesed tekib veel, kes tahavad, siis võib tegelikult minuga kontakteeruda, et ise, et rest 2 võiks olla see miinimum, millest nagu rääkida. Kuidas prouad elavad? No selles mõttes, eks nad on kurvad, sest välja ei tohi ju neid, kuigi praegu veel ei saa välja lasta, sest on külm, aga välja ei tohi lasta ja eks me tegelikult elame ju linnugripi hirmus, et see on päris tõsine teema ja see aasta Eestis on ta ikkagi ju konkreetselt olemas, et muidu on ta meilt nagu mööda läinud. Kas on juba teadlid ka kodulindude haigestumisest? Jaa, 2 juhtu on olnud, jah. Et selles mõttes, et teeme endast kõik oleneva, et nagu pääseks, sest see on nagu Aafrika katk, et kui ta sisse tuleb, siis oli tore teha ettevõttest. Ka meie pere külastas ühel kevadel Äntut ja siis võtsime ka endale sealt sellised munemiseas kanad. Väga vahva kogemus oli, me ütleme, et selle esimese kriisilaine me elasime tänu nendele kanadele üle, sest kanad on ju nii sotsiaalsed kujud, et nad olid nagu tõelised magnetid, et lapsed olid nagu hoitud ja kanad olid hoitud ja nad kõiges osalesid nagu kogu pere. Mis te nendega tegite sügisel siis? Tead, sügisel me ei teinudki midagi. See kõik juhtus enne sügist. Ja see nad tegelikult elasid täitsa talve üle ja meie oleks praegu täitsa raskes olukorras olnud, sest lahti ju ei tohi kanal lasta. Aga 21. juuni väga vara hommikul oli keegi käinud ja meie 5 kana õuest ära viinud. Ja hiljem oli kuulda, et koeru vahel oli ka teisi selliseid olukordi, et ega ei teagi, kes see siis olla võis, igasuguseid versioone on, küll on nähtud šaakaleid liikumas ja küll rebaseid ja küll tuhkruid, kanakulle, see on täitsa eraldi teema sellest, peame kutsume Rene Järvmäe, kutsume külla lähiajal, Rene räägib ära, võib-olla saame siin ka natukene naabrivalvet julgestada, võib-olla me Kerle sinuga võib-olla ka jahimeeste sekka astuma, et see on selline lahendamata olukord, aga see oli väga äge kogemus, et sealt on teie juures saab selliseid ägedaid kanu ja... On sul pakkuda veel soovijatele kanu nagu? Ja meil see aasta on, ma ütleks küll piisavalt, et eelmine aasta meil ei õnnestunud kevadel piisavalt pakkuda. Aga praegu on 3-kuuseid noorkanu pakkuda, need hakkavad siin kuskil 6,5 pärast munele. Et 4-kuused just said otsa. Ja mart juunis siis saab ka nii-öelda neid teise ringi kanu
Nii et kes vähegi tahab alustada kanapidamisega, siis jälle võtku ühendust. Jaa, absoluutselt, et meilt kanu ostes saab olla kindel, et kanad, keda te nagu ostate, on nagu esiteks vaktsineeritud ja on nagu korralikult hoitud, et me rõhutame seda päris palju, sest turu peal on nagu väga palju segadust, väga palju ise hakanud haudajaid ja tegelikult sellega kaasnevaid haiguseid ja nii edasi, et meilt saab kindluse ja alati saame ka probleemide korral nõu anda. Et sinu prouad on hästi hoitud? Ja hoolitseme nendest väga. Väga tore. Me enne siin uurisime täpsemalt ka kanade kohta paar sellist olulist asja selgus, et kanad näevad unenägusid. Kas sa, Lauri, tead, mida sinu kanad näevad unes? Ei tea. Üllata mind. Mina ka ei tea, aga tahaksin sa teada, mida su kanad unes näevad. No nii. No ma arvan, et kanad võivad näha praegu siis tõesti und sellest vabadusest ja võib-olla värskest õhusteks. Siis me saime teada, et kanadel on ülihea lõhnataju. Nad näevad rohkem värve kui inimesed. See on tegelikult päris äge teada. Nende nokad on väga tundlikud. Neil on väga kindel hierarhia karjas. Et oled sa seda ise täheldanud? Ja, absoluutselt. Et selles mõttes, et pidades kodus 10 kana, siis see ei tule kindlasti niimoodi välja. Aga kui meil on 3000 kana on ühes suures kanalas, siis kanad on selles mõttes väga jõhkrad linnud tegelikult. Et seda kannibalismi seda võib väga lihtsalt esinema hakata ja põhimõtteliselt nad võivad üksteist lihtsalt ära süüa. Tõrjutus tõesti võib tekkida. Meil oli ka näiteks 5 kanaga, siis üks oli kogu aeg see, nagu tõugati ja tõmmati. Ja siis me nagu tahad nagu midagi kuidagi aidata, aga sa ei saa tegelikult aidata, aga lõpuks ta ikkagi kuidagi kohanes ära. Et kanad on ju sellised ikka targad, eks ju. Intelligentsed ikkagi. Järgmine asi, mis ma tahtsingi öelda, et kanad on nutikamad kui väikelapsed. Et tunnevad ära kõike rohkem kui väikelapsed siin omas vanuses. Mulle meeldis see fakt ka, et kanad näevad rohkem värve kui inimesed, et kanade maailm pole sugugi mustvalge. See lause, mis öeldakse, see on pime nagu kana, mis asja, kanad näevad värve ju. Nad vist näevad võib-olla jah, tõesti värve, aga tegelikult see kana, see pimenduse teema on vist seotud selle hämaras mitte nägemisega. Jaa, hämaraga, jah. No lähevad ju, nii kui hämaraks läheb, kana läheb ju magama, eks ole. Nii, siis oli veel ära mainitud, et kanadel on oma keel, milles nad suhtlevad, mõistavad siis tõenäoliselt ainult ise seda, eks. Ja nad on väga lustlikud linnud, oskavad mängida. Hüppavad, päevitavad, kui ainult neile võimalus anda, et kuidas teil on see läntus? Hüppavad, ja, eks nad ikka päevitavad ka, kui on väikest. Et on lustilised linnud? Jaa, selles mõttes, et kui kõik faktorid kana olu juures on nagu paigas, siis on nendega ei ole probleeme. Aga kanad on hästi tundlikud ja minu jaoks ongi see nagu päris olnud väga suur üllatus. Et mõtled küll, seesama, et mul on see 10 kana, et nad ei vajagi mitte midagi. Aga tegelikult, kui sul neid kanu rohkem, siis iga detail mängib nii suurt rolli, et ta tegelikult läheb väga kergelt, läheb stressi ja sealt edasi. Praegune olukord kindlasti tekitab stressi kanadele ka või? Ma pigem ei usu, sest tegelikult nad on harjunud, talve läbi nagu nii nad on sees ja selles mõttes nad on selle osaga harjunud, aga muidugi kui on nüüd ette nähtud, et nad peaks välja saama, siis ju tegelikult peakski nad välja saama. Okei, nii. Aga selles mõttes, et tõmbame võib-olla selle kanade osa siis kokku ja kõige lõpuks siis me plaanime algatada sellist traditsiooni, et lisaks sellele, et meil koeru inimesed külas käivad, koeru kogukonna inimesed, et me tahaks, et sa meie taskuhäälingu lõpuks kirjeldaksid, et milline läbi sinu silmade see koeru inimene on. Milline on koeru inimene? Kusjuures ma olen seda ennem ka mõelnud. Just nimelt võõrast inimeste siia tulemine ja kuidas nad sisse sulanduvad nagu sellesse kogukonda. Et meil on nagu tegelikult läinud päris hästi, ma arvan, ma loodan, et teile on ka selles osas rahul. Ma arvan, et koeru inimene on tüüpiline eestlane. Et
tüüpiline koerukas. aga võib-olla erinevalt nagu sellest tüüpilisest eestlasest iseloomustab meid niisugune, nojah, tüüpiline eestlane ka visa. Eks ma ütleks, koerukas on väga visa inimene, ta on aktiivne, ta on selles mõttes, ma ei teagi. Oot, ma hakkan otsast peale. See lõika välja. Ei tuleb, mis ei tuleb just midagi, mis ei lõika. Ma olen väga nõus sinuga, koerukas on hästi visa. Ja selles mõttes, et koerul on, meil on tugevad traditsioonid, meil on palju sädeinimesi ja tegelikkuses ma loodan, et see jätkub nii, sest tegelikult olgem ausad, et kogu see valdade liitumise teema ei ole sellele nagu hästi mõjunud. Me pigem oleme nagu killustunud rohkem. Selles valguses koeru kogukonna teema on minu arust ülioluline, et kuidagi ikkagi inimesi tõmmata nagu kuhugi poole, enda poole, selles mõttes, et vastasel juhul meil ei ole nagu võib-olla selliseid tugevaid siduvaid elemente mingites valdkondades. Ja mis veel koeruku kohta, et öelda, et võib-olla me nagu, me oleme kohati üksteise vastu, võib-olla mitte kõige nagu sõbralikumad või ma ei oska võib-olla päris hästi seda kirjeldada. Tead, meil on maskid ees praegu. No just. Sa ei näe tegelikult võib-olla nagu isegi ta naeratab sulle nagu. Tegelikult mida ma tahan nagu seda öelda, et kui tegelikult ütleme siis nii, et kui on nagu olukord, kus on vaja nagu jõud ja mõistus kokku panna, siis tulevad koerukad kokku teevad ära. Et isegi kui esmapilgu võib tundda, et ongi inimesed ajavad kõik oma asjad, aga tegelikult see löögijõud on koerukatel päris tugev. Et kui on vaja, siis tehaksegi ära. Täpselt, tulebki teha, et jah. Et võib-olla jah, praegult ongi nagu selline aeg, ma olen suga täiesti nõus kõige sellega, nagu ma peaaegu nagu sinu silmad on, ütleb see nii, et praegult ongi võib-olla siis selline aeg, et keegi ei tule midagi siia ära tegema, eks ju, vaid tulebki nagu ise teha, ise anda panus, et just, et see nagu kõik tulevad ja panustavad ja otsivad oma selle visaduse sealt välja ja praegult ongi üldse nagu selline, et kohe nüüd avatakse nagu selline tunne, nagu et nüüd saame hakata kõiki neid asju tegema. Igatsen juba tahaks hirmsasti kultuurimajja seltskonna õhtule, tahaks trennikaaslaseid näha, tegelikult tahaks sinu maskita lihtsalt poodigi minna. Sellised nii lihtsad soovid. No nii ongi, et elul on nagu justkui mingis osas on stopp peale pandud ja tegelikult see on see kõik üks olulisemaid osasi sellest inimeseks olemisest. Me oleme ikkagi sotsiaalsed olevused. See suhtlusest. Et just nimelt, et tahaks kultuurimaja pidu tahaks. Rahvatantsutrenni ka äkki. Absoluutselt. Et sellised, aga siis on nagu selles mõttes hea, meid ootavad ju ees sellised helged ajad, et kõik läheb hästi ja viirus taandub ja olemegi siis vastutustundlikud, et äkki siis ühel päeval saab nagu õhtustest uudistest ka midagi muud peale vaktsineerimise ja viiruse leviku kuulata, et praegu on nagu nii raske nagu ja siis teevadki mõned sellised ägedad saated su tuju heaks, et neid on nii raske leida. Et oodatavasti siis meie vestlus sinuga, Lauri, tõstab ka natuke suunurki koeru inimestel ja natuke ka kaugematel inimestel. Kõigil on siis oli võimalus seda saadet kuulata. Ja me rääkisime täna küll päris palju asju ära, aga meil jäi tegelikult väga palju ka rääkimata, et kui see inimeste ring saab otsa, siis võime uuesti teha. Jaa, sest 2 märksõna, mis täiesti jäävad puutumata, aga selles mõttes, et on mida oodata. Lauri kohta on siis et oleks tahtnud kuulata ka veel Siiri Lonni edusammudest, eks. Ja teine asi, millest ma oleks tahtnud väga-väga midagi kuulata, ja see ongi nüüd see järjejutu teema, on see energialistu, mille loomisel sa osaled, on. See tundub nii kohutavalt põnev, et 40% odavamalt, ütleme siis elektrienergiat, miks mitte, on. Tasub ju uuesti rääkida Lauriga. Oleme täiesti põnevil, absoluutselt. Ma isegi tegelikult kujutan ette, kuidas me oma taskuhäälinguga lähme sinna, kus verivorste tehakse ja siis Lauri seletab seal meile ja siis meie proovime ja katsetame ja tähendab, jõulud on ootamist väärt, ütleks niimoodi. Eks ju. Et nii tore oli sinuga veel rohkem tuttavamaks saada. Ja, aitäh kutsumast. Soovin teile ilusat kevadet ja kõigile kuulajatele samamoodi, et päike käib juba nüüd kõrgemalt ja see on nii tore näha, et kui ilm on ilusam, siis on me kergliiklusteed on kohe jalutavaid sõitvaid inimesi täis. Et kõik pakatakse tervisest. Täpselt.
ja leiaksid selle sära ja särtsu uuesti ülesse. ja kes siis tahab endale värsket kodumaist munakraami või siis kanu hakata pidama, siis võtke julgelt Lauriga ühendust ja ta aitab teid. Aitäh sulle, Lauri! Aitüma! Ja aitäh kõikidele kuulajatele ka! Kohtume peagi!